Türgi suurendab oma sõjalist toetust Somaaliale, et tugevdada valitsuse kontrolli ja intensiivistada operatsioone Al-Shabaabi vastu. Somaalia ametnikud ütlevad, et Türgi F-16 hävitajad ründasid ja tapsid umbes 35 Al-Shabaabi võitlejad Alam-Shabelle piirkonnas. Meie korrespondent Bianca Zanini annab ülevaate sellest sõjalise koostöö olulisusest ja sellest, kuidas see mõjutab suuremat jõuvõitlust Aafrika sarvel. Me näeme huvitavat muutust Ankara poolt, kui rääkida Somaaliaga tehtava sõjalise koostöö läbipaistvusest ja kommunikatsioonist ning ka selle sõjalisest kohalolekust piirkonnas. See, mida me eile nägime, oli seni kõige selgem avalik teade Türgi F-16 hävitajate kasutamise kohta Somaalias. Türgi relvajõud koos Somaalia rahvuslike relvajõududega kasutasid neid Türgi hävitajaid, et rünnata Al-Shabaabi infrastruktuuri, relvaladusid ja peidukohti, tappes ametlikel andmetel umbes 35 terroristi. Aga tegelikult on see vähem seotud Al-Shabaabiga ja rohkem Türgi kasvava mõjuga Somaalias ja kogu selles piirkonnas. Somaalias asub Türgi suurim välismaine sõjaväebaas ning viimase 2 aasta jooksul on Ankara seal märkimisväärselt suurendanud oma majanduslikku ja sõjalist kohalolekut. Isegi rajades kosmodroomi oma kiiresti areneva raketiprogrammi jaoks. Ja lisaks Somaaliale on Türgi tõesti loonud turvalisuse, diplomaatiliste ja majandussuhete võrgustiku üle kogu Saheli piirkonna. Ja nüüd see F-16 hävitajate paigutamine Somaaliasse on otseselt seotud Türgi ja Iisraeli vahelise kasvava asendusrivaalitsemisega nende strateegiliste kitsaskohtade pärast piirkonnas. Türgi president Recep Tayyip Erdogan on korduvalt kujutanud Iisraeli kui imperialistliku ja ekspansionistliku ohtu. Ja nende F-16 hävitajate lennutamine Mogadishust saadab sõnumi, et Ankara suudab ja on valmis tegutsema vajadusel tuhandete kilomeetrite kaugusel oma koduterritooriumist. Detsembris sai Iisraelist esimene ja seni ainus riik ÜROs, kes tunnustas Somaalimaad. See on eraldunud piirkond, mis kuulus varem Somaalia koosseisu. Ja Türgi nägi seda kui otsest ohtu oma huvidele ja investeeringutele Somaalias ning selle riigi suveräänsusele. See ongi tegelikult Erdogani neosmaanlik projekt tegevuses. Seda me praegu näeme. Ja Ankarast tuleb järjest avatum tunnistus, et just seda Türgi teebki. Türgi soovib kehtestada end sõjalise suurvõimuna Lähis-Idas, Põhja-Aafrikas ja mõnede maailma kõige olulisemate kaubateede ääres. Nii et sellel F-16 loole Somaalias on palju rohkem tagamaid, kui esmapilgul paistab.